Tervitus, mina olen Merike. Täna räägin siis sulle top 3 suurepärased kokkusobivused ja ehk siis millised paarid on siis suurepärase kokkusobivusega. Selleks, et teada saada, liida kokku sinu ja su elukaaslase sünnipäevad. Ehk siis näiteks kui oled sündinud 23 ja su elukaaslane on sündinud 11. päeval, siis 23 + 11 teeb kokku 34. Ja liida kokku siis 3 ja 4, saad kokku näiteks 7. Teie kokkusobivuse number selles video seletuses on siis number 7. Kuid kahjuks ei ole number 7 kõige parem kokkusobivuse number. Ma räägin sellest siis järgmises videos, aga see oli üks näide näiteks. Niisiis liikun kõige paremate kokkusobivuste numbrite juurde ja tuletan meelde, et see analüüs on üleüldine. Põhjaliku kokkusobivuse analüüsi sa saad siis, kui tellid selle teenuse konkreetselt juba täpselt teie andmetega. Ehk siis sinna ma vajan sellise täiusliku analüüsi tegemiseks juba rohkem kui ainult sünnipäeva. Vajan sinna ka kuud ja nii edasi. Aga see on üleüldine. Tuletan seda meelde, seepärast et mõned on küsinud, miks on nii ja miks täpselt niimoodi see ei toimi nende puhul, seepärast et see on üleüldine. Aga te saate siit väga palju informatsiooni. Niisiis, kõige paremad kokkusobivuse numbrid. Ehk siis mäletate, et liidate kokku enda ja oma elukaaslase sünnipäeva ja siis saate kuni 9 sellise ühe numbri. Ehk siis top 3, siis ütleme top 3, 3. kohal on number 9. Kui sa said kokku liitmisel tulemuseks number 9, siis see elukaaslane on antud sulle saatuse tahtel. Selle partneriga on võimalik elada väga kaua. Teil on väga pikk teekond koos elu kuni elu lõpuni. Kõik me tahame ju koos elada kuni elu lõpuni. Kõige olulisem siin on, et te ei lähe teineteise juurest ära kuhugi. Ehk siis tähendab see, et see on selline hästi pikaaegne kooselu, te olete justkui kokku liimitud. Saatus justkui kogu aeg seob teid oma vahel. Ja näiteks kui te ka veel koos ei ela, siis teid saatuse tahtel kogu aeg viiakse nagu kokku. Justkui jah, vägisi, et selline, see nagu mõtled, et miks see inimene kogu aeg mu elus figureerib. Et number 9 kooslus viitab ka traditsioonidele, see tähendab standardset kooselu, kus mehel on mehe ülesanded pere eest, ta käib tööl, hoolitseb mehena oma pere eest ja on majanduslik ja nii edasi, ehk siis teeb mehe asju, ehk siis kuigi tegelikult ma olen üsna selle vastu, et on meeste ja naiste tööd, aga te saate aru, mida ma siin mõtlen. Siin on mõeldud siis konkreetselt seda, et mees ei tohiks olla kokkuaja staatuses seal teil kodus, et ta teeb nagu perenaise asju, tema on pigem ikkagi mees. Ja naine on siis pigem selline emalik ja ta on armastav abikaasa oma mehele ja ka toetav ja samas ka väga hea perenaine oma lastele, ehk siis ema. Ja kui te suudate seda perekonda sellisena hoida, siis see energia 9 annab teile palju jõudu. Et te saaksite ühiselt täide viia oma ühised plaanid ja olla igati toeks teineteisele. See energia annab teile väga tugeva vaimse laengu teie suhtele ja koos on teil justkui ülesanne vaimselt alustada mingi ühine tegevus, mis aitab teistel inimestel areneda ja leida oma vaimne teekond. See on väga toetav ja kindel liit. Ehk siis number 9 on tegelikult selline vaimsus, selline väike esoteerika on selle asja juures. Teil justkui nagu juttu jätkub kogu aeg, teil on selline, et tead, mis ma täna teada sain ja siis selline mingi kogu aeg selline mõnus harmooniline zen on seal teie vahel. See tähendab seda, et enne sellesse liitu astumist võisite nii tema kui ka sina olla elus justkui eksinud hing. Ei leidnud enda kohta, siin maapalli peal ei teadnud, mida teha. Ja nii kui te alustasite paari suhet sellise inimesega, kus teie koos olemise selleks energiaks tuli 9, siis justkui kõik asjad hakkavad nagu iseenesest kokku mätsima või loksuma. Jah, vot see oli see sõna, mida ma otsisin. Ja siis justkui kardinaalselt, kui sa tegid enne seda suhet ühte asja, siis hakkad justkui tegema teist asja ja sa mõtled, issand, seda ma olengi nagu otsinud kogu elu. Vot selline, aga muidugi sellel on ka väike miinuspool, ehk siis numeroloogiliselt räägime sellest kui programmist ja see võib väga tugevalt põrutada, ehk siis kui te ei pea kinni traditsioonist, ehk siis naine peab olema naine. Naine mitte mingil juhul sellises suhtes ei tohi meest alla suruda
ja põhimõtteliselt ütleme siis niimoodi, et ta ei tohiks olla nagu kõrgemal positsioonil oma mehest. Eks nii nagu ma ütlesin, et mehest ei tohi teha nagu seelikuga meest ja naine ei tohi olla siis issand, ma ei tea, kas ma tohin seda ütelda, munad püksis äkki või? Meil koolis räägiti sellisest asjast nagu kottidega naine. Ma väga palun vabandust, kui keegi nüüd solvus selle peale, aga minu meelest on see päris lustakas. Ja siis ka seda, et naine ei tohi selles suhtes muutuda selliseks mehe elupäästjaks, ehk siis nagu emaks või niimoodi. Vot, muidu see suhe ei tule toimima ja see laguneb juba eos, kahjuks. Aga tegelikult on see hästi võimsa energiaga, aga see oli 3. koht alles. Nii, teisel kohal on number 6. Ja kui sa said kokku liites enda ja oma elukaaslase sünnipäeva numbri 6, siis see on ideaalne kooselu energia number. See on suurepärase armastuse sümbol ja täis seda energiat. Ehk siis see on mega palju armastust. Juba kohtumisel võis teil olla tunne, et te justkui tunnete juba teineteist. Justkui oleksite juba eelmistes eludes olnud paarilised või siis teinud midagi koos. Ühesõnaga teil on kohe selline mõnus zen tunne, et vau, et nii mugav. Et selle number 6 energia suhtes on täielik harmoonia, teineteise mõistmine. Sul on tunne, et see partner on sinu jaoks kõik. Sinu kodu, sinu süda, mis võib veel megav olla, eks ju. Selles liidis võib kiiresti sündida perre laps, kusjuures selles peres võib olla ka palju lapsi. Teil on kodus ilus ja maitsekalt sisustatud. Teil meeldib külalisi vastu võtta, teie juures on mõnus ja mugav. Ehk siis teile endale meeldib külalisi vastu võtta, teil justkui käib kogu aeg külalisi, te olete nagu kõigi jaoks selline üks avatud suur süda. Kuid ka selles paarisuhte energias on omad miinused. Kõige suurem ülesanne on selles suhtes see, et sa pead õppima ennast armastama. Ja austa ja armasta ennast sellisena, nagu sa oled ja loomulikult pead ka sa vastu võtma oma partnerit sellisena, nagu ta on. Et mul on selline tunne, et siin see kongs peidus on. Et see viitab sellele, et enne sellesse suhtesse astumist, mille numbriks on number 6, võis teil olla erinevaid suhteid. Teil oli raskusi endaga leppimisega suhtes, soovisid rohkem meeldida, teha teisele selle elu mugavamaks, oled siis sa mees või oled sa naine. Et ma tean, et mul on väga palju ka meeskuulajaid, suur aitäh teile. Ja ma tahan meestele lihtsalt natuke lootuseks ütelda, et ma ei taha teist üldse pahas valguses midagi rääkida, sellepärast et te olete vajalikud meile kõigile naistele. Ja mis oleks siis maailm ilma meesteta, on ju naised? Pange kommentaaridesse, kas olete sama meelt. Okei, lähme tagasi selle number 6 juurde. Olen saanud lihtsalt veidikene tagasisidet, et näed, et ma tegin esimese sellise ühe räige YouTube'i video selle kohta, et kus olid need mehed, kellest eemale hoida, jah. Aga ma luban teile mehed, et ma teen ka ühe video naised, kellest eemale hoida. Ja, et suhtun teisse kõigisse austusega. Nii, jah, lähen väga emotsionaalseks. Nii, lähme tagasi selle number 6 juurde. Ehk siis enne kui sa astusid liitu sellise partneriga, et kus teil tuli kokku sobiv see number 6, siis sa võisid olla selline kas naine või mees eelmises liidus, kus sa panustasid väga palju sinna partnerlussuhtesse, ehk siis ei astunud ennast ja pigem tegid kõik selleks, et teisel oleks mugav olla. Nii, ja siis surusid ka oma tunded, tahtmised, soovid siis tagaplaanile, mis ei ole siis õige. Ehk siis selles suhtes on oluline saavutada tasakaal mõlema osas, nii sinu kui ka tema suhtes. Ja sa ei tohi muutuda selles suhtes number 6 siis teisest sõltuvaks ja ka tema arvamusest sõltuvaks. Ja ka seda, et sa ei tohi mitte mingil juhul teha teisele siis niinimetatud kõik ette taha ära ja enda soovid siis tagaplaanile jätta. Et muidu see suhe katkeb ja et ei tule sellest midagi. Aga see number 6 on nagu mega hea number. Et jah, hoidke sellest kinni. Igas suhtes on nagu omad programmid. Nii. Esimene koht. Tada! See on energia number 2. Kui teil tuli kokku liites enda partneri sünnipäeva tulemuseks number 2, siis see on suure, ütleme siis erutuse, hoolivuse energia. Sa tunned seda tunnet juba esimesel kohtumisel oma partneriga. See on täis soojust, headust, võrnust. See on tunne, et ta on juba esimesel kohtumisel justkui sinu pereliige. Selles liidus juba esimesel kohtumisel reeglina toimub romantiline öö
ja kiiresti kolitakse kokku, saadakse kiiresti ühiseid lapsi, mees võib üsna kiiresti teha abielu ettepaneku. Kummalgi enne seda liitu võis olla eelmistes suhetes probleeme laste saamisega või ei olnud soovi abielluda oma eelmise partneriga. Ja nii kui teie kokkusobivuse numbriks on number 2 tuli, siis selle partneriga on teil täielik kannapööre. Ja muidugi nendel partneritel, kes enne on olnud siis teiste numbritega sobivuses, või ütleme niimoodi, et nüüd tulid sellesse liitu, kus on see number 2, siis neil võis ka olla isiklikke probleeme siis eelmistes partnerlussuhetes väga palju. Noh, need on siis erinevad. Nii, aga jah, see number 2 on siis selline värk, et kiiresti kokku, esimene kindel match, siis on juba kokku kolimine, kes kelle juurde läheb, kiire abiellumine, rasestumine või siis vastupidi, rasestumine, abiellumine, aga no üsna kähku kõik kuki-muki ja selline nagu mega kiiresti. Noh, jah, võta või jäta, kas on hea või halb. Nii, aga vaatame, mis selle programmid on, ehk siis selline miinuspool. Ja teate, see on väga mega huvitav. Siis selle programmi nimeks on saladused. Kui te kohtute, siis te peate olema tegelikult väga-väga ausad. Ehk siis reeglina on, teate mis asi? Kui te saite sünnipäevasid kokku liites selle number 2, siis emmal kummal võib olla armukene. Või siis tal on peidus tegelikult oma päris naine, päris mees. Ja see tähendab seda, et see on süsteemi rikkumine. Ehk siis tulevad valed, konfliktid, lõhuvad teie suhet, suretavad teie liidu. See energia justkui kogu aeg lükkab teid teineteisest eemale mingite asjaolude tõttu. See kõik on seetõttu, et ei olnud suhteloomisel ausad teineteise osas. Siis siin võib olla ka niimoodi, et kui te kokku saate, siis mees võib kujutada ette ennast nagu alfa kuningaks, ta on selline tegija, vaata. Ja siis, kui mingi kuu aega läheb mööda, siis lihtsalt mees on kadunud nagu vits vette. Aga tegelikult probleem on selles, et lihtsalt esimesel kohtumisel ta näitas, kui macho ta on ja siis lihtsalt ramm sai otsa, seepärast, et sina arvatavasti oled siis naisena selles suhte alguses selline suht võimukas ja ta enam ei jaksanud nagu. Või siis läks oma naise juurde tagasi. Või siis nii edasi, jah. Ja siis, kui sina naisena alustad seda suhet, siis sa võid näidata, et sa oled selline kuki-muki, kutsi Versace, nii nagu ma siin neid selliseid asju nimetan. Ehk siis näitad ennast sellisena, nagu sa ei ole, et kõvasti meigitud, tissid kikis ja hea kokkaja ja kõik on nagu nii ülivõrdes ja siis mingi aeg sa lihtsalt väsid ära ja tuleb välja, et sa üldse ei oskagi tegelikult kokata ja ei tahagi üldse köögis olla. Ehk siis tegelikult ma võin siin iseloomustada ükskõik kuidas ja me oleme kõik teinud vigu oma eludes. Aga number 2 juures on väga oluline see, et olge kohe suhte alguses juba ausad. Sest üsna suur tõenäosus on, et emmal kummal on mingisugune eelmine suhe lõpetamata. Ja see tuleb siis suhte alguses kiiresti välja. Vot. Ehk siis mingit valetamist, mingit vassimist, sest tegelikult ma ütlen päriselt, et number 2 on väga-väga hea number. Et see ei tähenda seda, et kui te olete mingites teistes numbrites, et see ei ole võimalik. Kõik kooselud on võimalikud, et ma räägin siin nagu üleüldiselt ja ütleme top 3-st. Nii. Ja siis, kui sa soovid, see on siis üleüldine info, nagu ma teile rääkisin, ja kui sa soovid enda ja su elukaaslase kokkusobivuse kohta, siis kirjuta mulle sinna numbrite@gmail.com. Ja kui sul on tunne, et see informatsioon oli niivõrd mega hea, et tahad seda kellegagi jagada, siis jaga seda. Telli seda meie kanalit, seepärast, et mul on väga palju uut ja huvitavat siia juurde veel panna. Järjekord on väga pikk. Olen teinud endale lausa lista. Ja siis muidugi tahan ka ütelda seda, et kui sul on ideid, mida sa tahaksid kuulda, et ma räägiksin, siis kirjuta mulle sinna numbrite keel või siis on tegelikult Facebookis on täiesti lehekülg, kus sa saad mulle Messengerist kirjutada. Ja kui sul on selliseid lihtsamaid küsimusi, noh, ütleme siis, mis võib lihtne küsimus olla, see, mis ei vaja sellist nagu pikka analüüsi, siis olen aidanud hea meelega ja mulle väga meeldib lihtsalt häälsõnum niimoodi hästi kähku ja efektiivselt saata. Jah, ärge siis neid väga palju pommitage. Ja TikTokis on tulemas mingi aeg live,
kui sa oled TikTokis ka jälgimas meid, siis tule ja jälgi. Ehk siis, kui sa soovid oma elukaaslase kohta nüüd analüüsi, siis selle saab täiesti endale tellida, kirjuta mulle ja seal ma teen muidugi täiesti konkreetselt sinu ja sinu elukaaslase kohta. Seal ma juba võtan analüüsi alla sinu kuupäeva, mis kuupäeva, sünnipäeva, kuu ja aasta, seepärast et sealt tuleb väga hästi välja, miks te kokku hakkasite, mis on teie kooselu eesmärk ja siis ka see, et millised te olete koostööpartneritena, ehk siis tegelikult kooselu ongi üks partnerlussuhe. Vot. Ja hinnakirja selle kohta leiab Instagrami lehe pealt ja samas ka varsti valmivas koduleheküljes on kõik olemas. Mina olen Merike ja numeroloogipsühholoog, aitäh sulle, tšau, tšau!